minu vanemad ei ole kunagi kasutanud mitte üheski keeles sõna näiteks selle aparaadi kohta, mis ripub meil siit laest. Sest nende ajal seda lihtsalt ei olnud. Mina olen küll kasutanud seda aparaati üle 10 aasta, aga ma pean tunnistama, et mina ei tea, kuidas selle masina nimi on eesti keeles. Head eestlased siin saalis, aidake mind, öelge, mis on selle riista nimi. Kuidas? Ametlik nimi on vist dataprojektor. Dataprojektor, videoprojektor, aga ei data, ei video, ei projektor ei ole ju tegelikult eesti keele sõnad. Need on ju laensõnad. Küll ma tean, et võru keeles on selle riista nimi pildipilja. Nii et väide, et selleks, et tehnoloogia kaasa minna, uusi sõnu kasutusele võtta, et selleks peab olema rahvast või keelekõnelejaid vähemalt 100 000 või rohkem, ei pea paika. Et võru keele kõnelejaid on umbes 20 korda vähem kui eesti keele kõnelejaid ja võru keeles on sõna selle vidina kohta olemas, eesti keeles on lihtsalt mugandatud inglisekeelne termin. Aga nüüd natuke rohkem selle ettekande juurde, et oma taustalt ma ei ole keeleteadlane. Aga selle eest on mul eluaegne praktika keeleruumis, kus emakeel erines riigikeelest. Ja oma ettekandega ma proovingi arutada sel teemal, et millised tingimused ja mis tegurid saaksid elus hoida võru keelega sarnases olukorras olevaid keeli. Ja jutt käib siis keelest või keeltest, mida kunagi kasutasid mingi kindla piirkonna inimesed igapäevaselt, arutlemata selle üle, et milline on selle keele staatus, klassifikatsioon, prestiis või muu taoline. Kuid mis praegusel ajal jäävad riigikeele ja meedias kasutatavate keelte varju. Natukene võru keele ajaloost. Võru keel on siis lõuna-eesti keele omaaegne murre. Nüüd öeldakse, et see on lõuna-eesti keele järeltulija ja et lõuna-eesti keelt peetakse üheks vanimaks iseseisvaks Läänemere-Soome keeleks. Ja kuigi lõuna-eesti keel oli ja on ka praegu Tartu, Mulgi ja Võrumaal küll natukene isesugumane, on see ikkagi selgelt eristuv põhja-eesti keelest nii sõnavara, grammatika, foneetika kui morfoloogia poolest. Erinevalt eesti keelest on võru keeles säilinud ühisläänemere-Soome ajast pärinev vokaalharmoonia. Võru keelt eristab eesti keelest veel kõri sulghääliku või laryngaalglusiili, kõik on nii keerulised sõnad meie keeles, kakehelü esinemine, oleviku ja mineviku erinevad eitussõnad, tagaeitus ja palju muud. Kuigi praegu arvatakse sageli, et võru kirjakeel on mingi praeguse aja aktivistide hiljaaegu välja mõeldud asi, siis tegelikult on lõuna-eesti kirjalik keel sama vana kui põhja-eesti kirjalik keel. Oli nii ametlikus kasutamises nii kirikutes kui koolides ja ka vastne testament lõuna-eesti keelsena ilmus 30 aastat varem kui piibel põhja-eesti keeles. Aga 19. sajandi keskel hakkas ka lõuna-Eestis põhja-eesti keele mõju suurenema, sest sel ajal anti välja hulk põhja-eesti keelset õppe ja muud kirjandust. Ja selle tulemusel õppetöö lõuna-Eesti koolides muutus järk-järgult põhja-eesti keelsemaks. Siiski trükiti veel 1885. aastal võrukeelne aabits.
sest Aavitsa autori Johann Hurda arvates pidanuks võrukeelsed lapsed esmalt oma keeles lugema õppima ja alles seejärel alustama õpinguid põhja-eesti keeles. Majanduslikud ja ideoloogilised põhjused viisid lõuna-eesti keele kasutamise vähenemisele ja ühtse rahvusliku identiteedi aluseks kujuses nii-öelda Tallinna keelele üles ehitatud eesti kirjakeel. Jumal paraku, alates 1887. aastast hakati Eesti koolides järk-järgult üle minema vene keelele. Ja küllap see oli ka üks põhjusi, miks Eesti Vabariigi algusaastatel otsiti ja rõhutati Eesti rahvust ühendavaid sümboleid ja üheks selliseks sai ühine eesti keel. Eelmise sajandi 30. keskpaigas kujunes välja ühtse kirjakeele normikesksus ja lõuna-eesti keelt ei käsitletud enam iseseisva keelena. Erinevusi eesti kirjakeelest peeti piiratud koodiks või koguni lohakaks kõnepruugiks. Ka pärast teist maailmasõda oli ühtne ja puhas eesti keel see, mida taas kasutati venestamise vastase sümbolina ja kõrvalekaldeid normeeritud kirjakeelest, sest sellega arvati nõrgendavat eesti keele vastupanu venestamisele. Seega ideoloogilistel põhjustel kujundati teadlikult välja keelehoiakud, mis halvustasid ühtsest eesti kirjakeelest erinevaid regionaal- või murdekeeli. Sellist omaaegset ideoloogilist keelepoliitikat võib mõista. Iseasi, kui põhjendatud selline hirm oli. Ja vaatamata eesti kohakeelte või murdekeelte kasutamise vastastele hoiakutele 20. sajandil on need keeled ometi püsinud mitteametliku suhtlusvahendina ja kogukonnakeelena, mida on suuliselt põlvest põlve edasi antud. Kusjuures praegu ei ole põhjust arvata, et näiteks võrokeste võrokeel või eesti keel oleks venestamisest mõjutatud. Näiteks mina ise olen pärit kodust, kus kõneldi keeles ja kirjutati kirjakeeles. Kakskeelne kodu oli meil. Kusjuures see oli meie jaoks ka selge, isegi suuste laste jaoks, et kõnelda sai ka kirjakeeles. Näiteks teles ja raadios kõneldi kirjakeeles. Kui oli vaja ajada tähtsat või ametlikku juttu, ka siis kõneldi kirjakeeles. Ja kui minu kodukülla tuli inimene kuskilt kaugemalt, siis ka tema kohti öeldi, et ta kõneles kirjakeeles. Eks meil oli juttu ka keelte nimedest. Et kuigi tavaliselt kasutati väljendeid keel ja kirjakeel, siis öeldi ka, et see meie keel on võru keel, mida mõned kutsuvad ka võru murdeks, mõned kutsuvad võru murrakuks, jumal nendega, ja et kirjakeel on eesti keel. Koolis kõneldi näiteks kirjakeeles ja kooli tunniplaanis olid eesti keele ehk kirjakeele tunnid. Ja oma lapsepõlvest ma ei mäleta võru keele ja eesti keele vastandamist või ühe keele halvaks pidamist ja teise õigemaks pidamist. Et mõlemad keeled olid kasutusel paralleelselt, keelevahetus toimus automaatselt vastavalt vajadusele. Ja et selline kakskeelne suhtlemine oli minu jaoks loomulik keelekeskkond. Kuigi ka mu tolleaegne lapsemeel tabas ära juba ideoloogilisi keelehoiakuid, mida väljast poolt meile pakuti. Et näiteks kui raamatutes, filmides või teatritükkides oli vaja kujutada rumalat inimest, siis sageli pandi ta kõnelema murdekeeles. Seevastu targad, haritud või muidu eeskuju väärivad positiivsed tegelased, need kõnelesid alati puhast kirjakeelt. Sellised omaaegsed keelepoliitikad ja hoiakud on avaldanud oma mõju. Lõunaeestlased on vahetunud või vahetamas oma lõunaeesti keelt põhja-eesti keele vastu. Ja nagu me teame, et keelevahetuse kui üldise nähtusega on tegemist siis, kui suur osa
keele kõnelejaid otsustavad loobuda oma emakeelest või, mis veel olulisem, teevad selle otsuse oma laste eest. Ja et selle tulemusel hakkab emakeelena kõnelejate arv vähenema. Ja 1998. aastal tehtud uuringu tulemuste põhjal kõneleb ainult 5% võrukestest oma lastega pidevalt võru keeles. Ja nooremate lapsevanemate hulgas on selliseid ainult 12%. Nii et suure hulga võrukeste jaoks on keelevahetus kahjuks juba toimunud ja küsimus on, kas võrukesed suudavad säilitada oma mitmikidentiteedi või nende lokaalne identiteet hääbub. Võib arvata, et võrukeste keelevahetus ei ole mingi probleem, sest keelt vahetanud võrukesed kõnelevad nii oma lastega kui üksteisega ju riigikeeles ehk eesti keeles. Et mul tuli mõte, et seda olukorda võiks kirjeldada mu isiklik kokkumine Bhutanis kõneldavate keeltega. Et see on lihtsalt puhtalt isiklikud kogemused, siin ei ole taga mitte mingisuguseid uuringuid ega muid andmeid. Aga mida siis mina olen teada saanud Bhutani ja selle keelte kohta? Et suuruselt on Bhutan umbes Eesti suurune, rahvaarv on küll natuke väiksem. Bhutanis kõneldavaid keeli on üle 10, osad neist on piirkonnakeeled, osad on vähemuskeeled, ehk siis keeled, mida valdavas osas kõneldakse väljaspool riiki, aga ka seal Bhutanis. Riigikeeleks on Bhutani lääneosas põliselt kõneldud Dzongkha, mis alates 71. aastast on ka kinnitatud ametlikuks riigikeeleks. Ja alates sellest ajast on Dzongkha ka kohustuslik keel kõikides koolides. Kuid vestlused minu Bhutani sõpradega näitavad, et praegu on kõik kohalikud keeled Bhutanis ohustatud. Ja valdavaks keeleks on Bhutanis kujunenud juba inglise keel. Ja põhjus on pragmaatiline. Inglise keeles on võimalik kätte saada palju suurem hulk informatsiooni. Seda nii kirjanduse kui välismaal õppimise kaudu. Ja seetõttu soodustatakse riigis inglise keele õppimist ja kasutamist. Nii riigiasutuste kui koolide igapäevane töö toimub inglise keeles ja isegi lasteaiad on juba ingliskeelsed. Ja mu sõber tunnistas, et näiteks tema 2 alla 10-aastast poega kõnelevad inglise keelt paremini ja sagedamini kui oma emakeelt. Seega riigikeele formaalne kehtestamine ohustab riigis kõneldavaid piirkonnakeeli, kuid ei taga ka selle sama riigikeele kestmist, kui keeleprestiisi keskus asub keelekogukonnast väljaspool. No võib ju küsida, et mis on Bhutanil ja Eestil pistmist või et mis meie keelepoliitikas ühist on. Aga millises keelekeskkonnas elavad meie praegused noored ja milliste keelehoiakutega nad kokku puutuvad? Mis keeles kõlavad meie noorte laulud, mis keeles on filmid meie kinodes, mis keeles on internetileheküljed, mis keeltest võetakse üle sõnu, olgu see sama pildipill ja see näitaja. Mul küll uurimisandmeid ei ole, aga ma arvan, et te olete muga nõus, et inglise keel kostub meie lastele kõrvu kordades enam kui mis iganes muu keel meie esivanematele. Siia juurde võib püstitada ka küsimuse, et millise aktsendiga õpetatakse Eesti koolides lastele keeli? Kas keeleõppel koolides peetakse silmas pigem kodust ära minemist või kodujäämist? Ja kojujäämise perspektiiviga keeleõppe all ma pean silmas seda, et oma naabrite keele oskamine, kas või algtasemel, võiks olla põhihariduse osa. Seda mitte inglise, saksa või muude keelte arvel, vaid nendele lisaks.
andes sellega mõista, et me elame siin Eestis ja meie lähimateks naabriteks on soomlased, venelased ja lätlased. Ja see on viisakas naabritega lihtsalt läbi käia. Aga kas Eesti noored õpivad soome keelt selleks, et lugeda soomekeelset kirjandust või pigem selleks, et ehk on võimalik Soome tööle minna? Või millised on hoiakud vene keele suhtes? Ja kui palju üldse õpetatakse meie koolides läti keelt? Siin juures veel see hoiak, et kas eesti keel on suur või väike. Et mind küll häirib see enesepiitsutamine ja hädaldamine, et eesti keel on väike keel. Tegelikult me teame, et eesti keel kuulub maailma suurimate keelte hulka. Kus juures eesti keeles on olemas kogu haridus, alates lasteaiast kuni ülikoolini, kogu meedia, kogu administratiivne haldamine. Et tegelikult peaks eesti keele hea positsiooni üle uhke olema, kuid ometi kujundatakse hoiakut, et eesti keel on selline pisike õnnetu, varsti sureb välja. Nii et kui ka eesti keel peaks välja surema, siis mitte sellepärast, et ta on väike, vaid sellepärast, et hoiakud on sellised. Hoiakud juba eeldavad seda. Ja see ongi, et millised on meie noorte hoiakud oma keele, oma kodu ja nende endi tulevikuga ja mis suunas need hoiakud arenevad. Kusjuures ma olen kuulnud ka arvamisi, et eesti keel võib olla võrukeste jaoks lihtsalt lühikene paarisaja aasta pikkune vaheetapp võru keele ja inglise keele vahel. Kusjuures enamus eesti keele kõnelejaid ise seda ei adu. Aga kas see on paratamatu selline areng? Et mõtlesin siia tuua näiteks jälle oma isikliku kogemuse jaava keelega Indoneesias. Et põliselt on Jaava saarel elanud 2 suuremat etnilist gruppi, jaavalased, sundalased, aga neid on seal veel. Ja alates 1928. aastast, et peaaegu 100 aastat tagasi juba, on ka Jaava saarel riigikeelena toiminud riiklikult kehtestatud indoneesia keel, mis küll tegelikult on malai keel ja see sama, mida kõneldakse Malaisias, aga poliitiliselt otsustati, et need on eri keeled. Ja kogu ka koolisüsteem on indoneesia keeles. Ja mu sõber kirjeldas, et kui tema 74. aastal läks Jaava saarel kooli, siis kõik tunnid toimusid neil indoneesia keeles, aga vahetundide ajal kõneldi jaava keeles. Ja vaatamata aastakümneid kestnud ametliku riigikeele kasutamisele ja ma julgen öelda, et väga heale inglise keele propageerimisele ei soovi jaavalased oma keelest loobuda. Küsisin, miks te hoiate seda, et kas seda on vaja, kas mõni töökoht sõltub sellest, et kas kuskil nõutakse. Mu sõber hakkas naerma, ütles, et ei ole vaja, et Indoneesias absoluutselt igal pool saab indoneesia keelega hakkama, samamoodi inglise keelega saab hakkama, jaava keelt vaja ei ole. Aga ikkagi, kuidas siis teisiti, kuidas me saame jätta oma keele õpetamata, sest see on ju see, mis teeb meist jaavalased. Kusjuures jaava keel on erineb indoneesia keelest ja paljudest teistest keeltest veel selle poolest, et jaava keele sees võib öelda on veel 3 keelt. Nagu me Šveikist teame, et maakera sees on veel üks maakera, mis on suurem kui välimine. Et jaava keele sees on 3 keelt. Nkoko, Grama Madja, Grama Ingil ja keelevahetus toimub automaatselt kas või iga lause järel, et näiteks lapsevanem kõneleb oma lapsega Nkokot või ülemus alluvaga kõneleb Nkokot, sest selline on traditsioon, siis laps alati vastab vanemale või alluv vastab ülemusele Grama Ingilis. Et nad on lapsest saati harjunud selle koodivahetusega
nende jaoks normaalne ja nad ütlevadki, et see on see, mis eristab neist muust Indoneesiast. Ja selle jaava keele koos oma 3 eri tasandiga saavad jaavalased selgeks kodust, oma vanematelt, vaatamata sellele, et igal pool propageeritakse indoneesia keelt. Ja kuigi koolides on õppetöö toimub indoneesia keeles, siis rahvuslikes koolides on seal ka kohaliku keele tunnid, mida õpetatakse lisaks indoneesia ja inglise keelele. Inglise keelt õpetatakse seal ka kõvasti. Ja Jaava saare kesk- ja idaosas on selleks kohalikuks keeleks siis jaava keel, Jaava lääne osas on sunda keel ja nii edasi. Aga Indoneesia rahvusvahelistes koolides, millised on ka Jaaval üksjagu, kohalike keeli enam ei õpetata. Ja sama mu jaavalasest sõber kõneles, et ta kolis, et tema poeg õppis alguses koolis, kus õpetati indoneesia keelt, jaava keelt ja inglise keelt, kolis põlisele sundalaste aladele ja tema poeg õppis siis indoneesia keelt, sunda keelt ja inglise keelt. Aga nüüd käib sõbra poeg koolis, kus õpetatakse ainult indoneesia keelt, inglise keelt ja mandariini keelt. Ja sõbra sõnul on siis tema ülesanne õpetada oma lastele jaava keelt. Sest kuidas siis teisiti? Meil kõneldakse tavaliselt keelteoskuse puhul ratsionaalsusest. Et keeli õpitakse sellepärast, et sellest on kasu. Alates emakeele õppimisest esimestel eluaastastel Halliday keele funktsioonide kohaselt on need erinevad etapid, mis on kõik seotud sellega, et väiksel lapsel on kasulik kas teistega suhelda, oma soove väljendada või mis iganes. Kui emakeel on selge, siis hakatakse õppima võõrkeeli ka sellepärast, et see on kasulik. Saab suhelda teiste inimestega, saab lugeda teisi raamatuid, maailm läheb laiemaks, saab rännata. See on kasulik. Kas läti keele oskamine Eestis on kasulik? Et ega vist ei ole. Ja tõenäoliselt see on ka see põhjus, et miks seda Eestis nii vähe õpetatakse. Kas võru keele oskamine on kasulik? Täpselt samamoodi, et nii nagu Jaava saare peal saab kõik asjad aetud riigikeeles, samamoodi saab ka Võrumaal kõik asjad ajada riigikeeles ja võru keelel otsest kasu ei ole. Makrotasandil tegelikult see kasu on olemas. Et uuringutulemused näitavad, et võrokeste ja setode uhkustunne oma päritolugrupi üle ja seotus nii oma kodukohaga või oma selle kodupiirkonnaga on oluliselt tugevam. Identiteedi tunne on võrokestel ja setodel oluliselt tugevam, kui see on teistel eestlastel, mitte eestlastel või oma identiteedi määratlemata jätnud inimestel. Samas identiteedi teine aspekt, teistele vastandumine, mille kohta öeldakse ka, et etnotsentrism, see võrukeste ja setode puhul välja ei tulnud. Ja selline uhkus ja kuuluvustunne võib riiklikul tasemel osutuda määrava tähtsusega näitajaks näiteks riigikaitseliselt, kui ainukesteks alternatiivideks on jäänud emigreerumine või relvaga vallutajatele vastuastumine. Või regionaalpoliitiliselt, kas inimesed parema meelega, kerge südamega lähevad oma kodust minema, paremat elu otsima, kui elu peaks raskeks minema, või proovitakse ikka kodu jääda ja oma kodus elu paremaks muuta. Makrotasandil võivad sellised asjad rolli mängida, regionaalkeelte poliitikaga saab selliseid asju kujundada, et kummale poole kaldub kriitiline mass inimestest. Aga igale üksikule inimesele selliseid argumente öelda, et see jääb nagu õõnsaks, et nagu ei veena.
Seevastu võru keele vastastes hoiakutes on ratsionaalsusel oma osa. See keel on kasutu, selle keele õppimine segab, lapsed jäävad rumalaks. Reeglina selliste arvamuste esitajatel puuduvad tõendid taoliste arvamuste kinnitamiseks ja selliste vastandavate keelehoiakute omamine või ühiskondlik kujundamine on selgelt emotsionaalne, mitte ratsionaalne. Ja mina julgen küll siin üldistada, et keelte õppimine, õpetamine otsustatakse reeglina ratsionaalselt, mitte õppimine ja õpetamine otsustatakse ka emotsionaalselt. Kuigi keele õppimisel ja õpetamisel tehakse õnneks juttu ka emotsionaalsetest aspektidest, kuigi vähem. Kõneldakse keelest kui identiteedi määratlejast, keelest kui kultuuri kandjast, sotsiaalse kuuluvuse tunnusest ja nii edasi. Ja ka keele elujõu hindamisel küsitakse, et kas prestiižikeskus on keelekogukonnas või sellest väljaspool. Kusjuures tuleb tähele panna, et kogukonna prestiižikeskus ja keele prestiižikeskus ei pruugi olla üks ja see sama. Näiteks ma enne tõin selle Bhutani näite, et bhutaanlaste jaoks on Bhutan tegelikult oma riik, on väga suur prestiižikeskus. Ma ei mäleta, et ma oleks kokku puutunud selliste etniliste gruppide esindajatega, kes olemuslikult on endaks olemise üle nii uhked, nagu seda on Bhutani inimesed. Näiteks riigiametnikel on igapäevaseks tööriideks rahvarõivas. Ja rahvusvahelistel kohtumistel seal, kus muu maailma korralikud inimesed kannavad tumedat ülikonda, ka seal kannavad Bhutani inimesed oma rahvariideid. Et katsuge nüüd meelde tuletada, millal te olete näinud rahvusvahelisel vastuvõtul eestlast kandmas rahvariideid. Mina ei suuda meenutada. Ja siit ongi see küsimus, et mis teeb keele inimese jaoks prestiižseks. Ja kui näiteks pärast vanavanemate kodukeele väljavahetamist ametlikult peale surutud riigikeele vastu ja koos muust maailmast peale tuleva ja uusi võimalusi avava inglise keelega, kas eestlastele jääb veel midagi sellist, mis seob neid nende oma kodupaigaga? Ja mina usun, et kui me tahame kõnelda keelehoiu tulemuslikkusest, siis võtme küsimus ongi sellest, et mil määral õnnestub inimesi emotsionaalselt liigutada ja nende väärtushinnanguid muuta. Sest kui mina olin noor, siis minu jaoks olid arvamusliidrid vanad mehed, kellega koos sai jahil käidud, kalal käidud, masinaid parandatud. Sest vanad mehed olid kogenud, nad teadsid kõigest kõike, neil oli oma arvamus olemas ja nad kõnelesid seda võru keeles. Isegi kui nad ei kõnelenud seda mulle, nad kõnelesid seda oma vahel ja minu jaoks oli see väga mainekas. Kuigi ma ka lugesin noorena palju, tol ajal võrukeelset kirjandust ei olnud üldse, olid ainult eestikeelsed. Minu jaoks oli ka eesti keel prestiižne, sest ma sain ka eesti keeles hulga informatsiooni. Aga paraku on elu nüüd nii palju muutunud, et noored poisid ei käi vanade meestegi jahil enam nii palju, kui omal ajal käidi. Või et väiksed tüdrukud ei käi emadega koos lehmi lüpsmas või kudumas või mis iganes. Täiskasvanud inimesed teevad oma asju ja noored on oma vahel koos, noorte jaoks kujundavad arvamusi ja hoiakuid hoopis teistsugune keeleruum. Ja sellepärast ma ka arvan, et ma julgen olla erineval seisukohal. Ei, see palju. Tagasi.
Et ma julgen olla erineval seisukohal nende keelehoiu metoodikatega, mille kohta mina olen lugenud, kus näiteks Fishman kirjutab, et keelehoiul ja keele elujõustamisel on omad etapid ja et ei ole mõtet tegeleda järgmise etapiga, kui esimene etapp on saavutamata. Ja et näiteks pole otstarbekas teha kampaaniaid väikese keele kasutamiseks televisioonis, enne kui perekondades pole tekkinud kommet seda keelt kasutada pereringis. Mina usun küll, et arvestades praegust keelekeskkonda on just nimelt vaja propageerida väikese keele kasutamist meedias, erinevas meedias, just nimelt selleks, et lapsevanemad, kes tegelikult on keelemõistjad, ainult et neil pole keele kõnelemise harjumust, et lapsevanemad hakkaksid oma lastega pereringis seda keelt kõnelema. Just nimelt sellepärast, et nad tunneks, et see on mainekas. Et tunnustatakse seda väikest keelt, mis neil on, seda rikkuse osa. Et umbes selles sihis hakkaski siis Võru liikumine tööle tegutsema. Võru liikumine siis 80. aastate lõpust ja Võru instituut 95. aastast. Ja kus on siis proovitud erinevaid taktikaid ja vahendeid võru keele kestmise toeks, millel kõigil on kas siis suurem või väiksem mõju olnud. Ja on ta siis võrukeelne keelepesa, millest meil kõneldi juba 10 aastat tagasi. Inari saamlased olid meile eeskujuks. Nüüd juba Võrumaal on. Võru keel on juba põhikoolis küll kahjuks ainult õppeainena, aga ma usun, et varsti me saame ka selle õppekeelena. Anname välja võrukeelset kirjandust, on oma pidu, oma leht ja võrukeelsed tele- ja raadiosaated ja palju muud. Ja mina usun, et see juba annab tulemusi. Ja kokkuvõttes tahangi öelda, et kui me kõneleme võru keele õpetamisest ja õppimisest, siis me ei kõnele lihtsalt mitte ühest keelest, vaid me kõneleme oma juurtest, põlisusest, päritolust, kodust ja seosest sellega. Ja eesmärgiks ongi muuta meie keelehoiakuid niimoodi, et Vana-Võrumaalt pärit inimesed oleksid uhked oma vanavanemate kodukeele üle. Tahaks seda edasi anda, tahaks seda arendada. Ja kui see õnnestub, siis on ka väga tõenäoline, et sellised inimesed kannavad ka eesti keelt edasi. Tenna väega.